Enefit Solar on siis selline tore koht, kus saab enda katusele päikesepaneelid, aga mis ei näe üldse välja nagu päikesepaneelid, mida me oleme harjunud nägema. Te olete peitnud need sellise katuse materjali sisse siis? Meie ettevõte ongi leiutanud selle materjali, mis on tavaline katusekatte materjal, aga ta toob sulle elektri koju. Seesama väike ümbrik, mis tundub siin sees, on päikese element. See on nüüd see kõige nutikam osa sellest, mis on peidetud karastatud klaasi ja teraspaneeli vahele. Ta on hästi õhukene, õhem kui kelle iganes nutitelefon, tugev, korstnapühke võib peale astuda, tantsida ja hüpata võib-olla ei tasu, aga tegelikult võib. Ja siis ta ongi nagu tavaline katus ja püüab kinni päikese. Me toodame neid siin samas Eestis, selles meie Tähetorni tehnopargis ja nii lihtne ta ongi, et võtame teraspaneelid, kõige paremad, mis on saada, Rootsi kvaliteet, põhimõtteliselt kasutame praegu ruukiprofiile ja siis kogu see väga nutikas tehnoloogia, aastatepikkused katsetused, testid, mis on edukalt siis päädinud sellega, et me oskame seda lamineerida, see ei ole liimitud, see on natukene keerulisem tehnoloogia, et see seal järgmised 30–50 aastat kinni püsib. Miks te tegite sellise katuse? Kas siis inimesed ei taha enam neid, kus pannakse katusele päikesepaneelid või miks neid just teie käest tellitakse? Inimestele meeldib selle materjali välimus ja teiseks on hästi oluline materjali kokkuhoid. Et kui sa paned endal tavalise kivikatuse, siis sa paned kinnitused ja peale veel päikesepaneelid, siis lahendus tuleb kohmakas, raske ja tegelikult sinna läheb liiga palju materjali su katusele. Ja meil ongi praegu tooted 3 erinevas suuruses, see on siis 110 vatti, 135 vatti ja 160 vatti. Inimesed, kes nendest vattidesse tead ihtud, andke mulle neid kõige võimsamaid suuremaid. Et tegelikult ruutmeetri kohta on see sama, 150 vatti ruutmeetri kohta, mis tähendab seda, et kui sul on 100-ruudune katus näiteks Jaanus, siis teeb sulle 15 kilovatti võimsust, ehk selline nagu väike jõujaam. Tegelikult sa ei vaja isegi nii palju. Palju keskmine Eesti pere vajab? Keskmiselt 7,7, aga 10 või 5, see on nüüd, et kui suur maja on. Näiteks mul endal suvekodul on 4,8 kilovatti siis sinna katusele pandud. Minu enda katus on nüüd pool aastat olnud ja ligi 2000 kilovatt-tundi, mis on täpselt pool sellest. Eesti keskmine on umbes 3800 või 4200, oleneb, kas inimene elab linnas või maal, on see keskmine kilovatt-tundi aastas elektritarve. Et tegelikult, kui nüüd sa üle pool aastat ära oodata, siis aasta lõikes ma tulen nulli, ma nagu juurde maksma väga ei pea. Ja mis on need esimesed sammud ikkagi, kui nüüd inimesel tekkis huvi, kuidas teie poole oleks kõige targem pöörduda? Kõige esimene samm on telefonikõne või email meie kodulehel olevatele aadressidele, kus anda huvist märku, kus on see katus, mida inimene soovib ja vajab, siis dialoogis leiame täpselt selle õige suuruse ja võimsuse ja sealt edasi tellimus sisse ja tuleb hakata elektrit tootma. Ja ära tasub, tegelikult tihti küsitakse, et millal see ära tasub. Tegelikult hakkab juba ära tasuma esimesest päevast, kui päike välja tuleb. Ta hakkab kohe elektrit tootma ja siis mida rohkem toodab, mida rohkem tarbita, siis seda parem on. Aga see on siis, näeb niimoodi välja, et päike paistab, ta toodab mulle kuskile siis sinna majja sisse, ma kasutan selle energia ära, aga kui ma kõik ära kasutan, siis ta müüakse, läheb kuidagi tagasi ettemaksuna. Kuidas asi välja? Jaa, täpselt nii ongi. Näiteks suvel mina saan miinusmärgiga elektriarveid, sellepärast, et ma toodan rohkem, kui ma ise suudan tarbida. Inverter on see imeline vidin seal tehnoruumis, mis toodab või mis muudab selle elektri siis selliseks, et te saate ise tarbida ja kui ise kodus ei ole, siis te müüte seda võrku tagasi, nii et siis sa justkui saada seda rohelist energiat terve maailmaga jagada, mis on sinu katusel toodetud. Oluline on ka selle katuse keskkonnamõju, et kui nüüd mõelda, et inimene paneb endale näiteks 10 kilovatise katuse, siis see hoiab CO2 umbes sama palju kokku, kui see inimene sõidaks 130 tiiru ümber maakera. Ja mis on hästi oluline on see, et kui nüüd need inimesed, kes mõtlevad, et tahaks kas vahetada katust või siis uut katust ehitada, siis sellel aastal 2020 lõpuni kehtib siis taastuvenergia toetus, ehk inimesed, kes jõuavad selle katuse paigaldada sellel aastal, siis saavad järgmised 12 aastat. 12 aastat? Ja neile makstakse siis justkui see toetus sellest, et nad on rohelise energia tootjad, mis on 5,37 senti kilovatt-tunni kohta, mis on enam-vähem topelt hind nagu võrku tagasi müües. Ja see tähendab seda, et kui te tahate olla umbes selle
100 õnneliku sees, kes sellise katuse sellel aastal saavad, siis reageerida tuleks juba sellel kevadel. Et see ostuprotsess, et selgitada välja kliendi soovid, kui palju ta vajab võimsust, milline on tema katus, kas on katusaknad, korstnad, varjud, see võtab tavaliselt umbes 6 aega, siis katuste tellimise järjekord on praegu 3 kuud, nii et kõik, kes niimoodi märts-aprill tulevad, siis hiljemalt augustiks on see materjal nende maja ees paigalduseks valmis.